Te kutsete raskuulavad ära. Mina võtsin siis hiljuti endale unistustöö. Unistustöö siis sisaldab endas seda, et me saan ööbida ühe oma mina pluss siis üks minu välja valitud inimene Rahvaraamatu Vanalinna raamatupoes. Siin on reaalselt pandud voodi meie jaoks ja me nüüd sätimegi ennast valmis, et sinna minna. Kahjuks koer, kes meie armas koer on, tema jääb koju. Tulest siia. Tuleb. Hop. Vaata siia. Tema. Kahjuks koerad ei ole. Need nägid kõik ära. Kahjuks koerad ei ole lubatud, aga siis õhtu jääb siia omi koerte asju tegema. Koerte asju tegema. Aga jah, kell on 18.10, me peame 19.30 seal olema. Ja ma olen nii excited nagu. Ja see on nii lahe, et ma ikka selle võimaluse sain nagu. Ja ma võtan ikka oma Kalju kaasa, sest et Kaljul on siuke pisike raamatupisik, aga nagu ma arvan, et seda võiks veel natuke arendada. Kasutada pisik. Ja, kuidas sina oled meelestatud praegu? Ma arvan, et väga nagu äge ja unikaalne võimalus, ma kindlasti nagu ootan seda. Ja see on, ma arvangi, et see on mu kõige lemmikum raamatupood. Arvad, ma isegi teadnud seda. Seega on mul hea meel, et saame just seal nagu ööbida. Kui ma ööbid saad nagu sinna maa alla. Ja me kindlasti filmime ja näitame, aga jah, siis ma mõtlesin, me alustame kodus väikse kokkuvõttega. Ja no minu plaanid on seal, me kuuleme täpselt, mis seal juhtub, aga meil on päris palju vaba aega kantud, on ju. Ja mul on kavas siis palju raamatut kindlasti lugeda ja mul on ka mitu raamatut veel oma sinna lugemispäevikusse kirjutamata, nii et ma tahangi selle jaoks nagu aega võtta seal raamatute keskel niimoodi kirjutada. Nii et jah, võt. Nii, vahepeal on aeg edasi läinud ja nüüd me oleme siin juba sööme. Ma näitan. Ma võin näidata. Mul on ka. Sul on ka. Kuidas maitses eelroog? Väga hästi maitses. Väga selline unikaalne või selles mõttes söök, mida ma ei söö igapäevaselt. Selles mõttes väga äge. Väga head maitsed. Mul meeldis kohe alustada muna ja lõhega. See on sinu unistuste söök, on ju? Tavaliselt on kas muna või lõhe, aga siin on muna ja lõhe. Ning siin on selline, näitasin me jookne käega. See on väga maitsev. Läätseleib öeldi, on ju? Väga maitsev on see. Läätseleib öeldi selle kohta. Sulab suus ja tõesti on väga maitsev. Ma ei oska midagi öelda, kõik on nagu... Naudid? Jah, naudin. Kõik on väga tore. Väga tore. Ma näitan meile siin siuke väike raamatupoes ja esmakordselt Eestis. Ja te näete siit, et me oleme siin raamatupoes. Ragnar tahab võtta ka saab vist siis vaatama. Sinu kord rääkida. Jei. Mul on väga tore. Me saame pärast näidata, mis kingitusi me saime. See oli nii tore. Aga esimene söök on söödud, vastu teine. Ja ma olen lihtsalt nii nagu rõõmus. Kas sa ei pea mingi cinematicut tegema? Mingi ühe lause pealt mingi 3 erinevat. Ja ma tahtsin seda lauda näidata. Et siin seda lauda tausta näha samal ajal. Mingid. Mul olid tädid vaatavad. Las vaatavad. Meil on siis... Oi, ma olen siuke mäkerdis. Minu pool on lihtsalt nagu mingi... Nägedes. Ja õhtul siis, kui me sööme ära, siis me saame seal puhata, lugeda. Meil on snäkid seal veel jäetud. Ja me saime kingituseks ka raamatut, aga me saame veel 2 raamatut valida. Nii et ma olen nii excited. Aga nendest mõne aja pärast. Jah. Ragnar, kui sa saaksid kirjutada ühe raamatu kunagi, mis mingi žanri, mis iganes nagu ideega, millest räägiks või milline see žanr oleks või? Ma arvan, ma kirjutaks midagi meie ühiskonnast või midagi seotud mingi filmindusega või kuidas mingid asjad psühholoogiliselt mõjuvad või midagi sellist nagu. Aga see oleks nagu non-fiction või? Või ta oleks nagu mingi siuke nagu lugu, nagu mingi, mis see siis öeldakse? Ta oleks ikkagi pigem vist ma ei tea, võib-olla isegi võiks fiction olla. See on nagu sinu filmi taustal oleks ju lahe, vaat. Võib-olla jah, kirjad mingi loo kaudu annaks mingid mõtted edasi. Võib-olla, ma ei oska öelda, kas ta oleks fiction või non-fiction. Siis sina? No ma olen kogu aeg mõelnud, et ma kunagi, see on üks mu elu goal, et kirjutada raamatut. Mul on need siuksed goalid on. Aga ma näetan, et võiks kirjutada nagu ühe romance'i.
sest et noh, ja minu romance idee oleks siuke, et on nagu mingid 2 tervishoiutöötajat, sest kuna ma ise nagu töötan selles valdkonnas, ma arvan, et see on nagu sellest ma oskan nagu kirjutada, vaata. Ja see on nagu siuke lahe, võib-olla teistmoodi selline nagu vaade, et noh, lihtsalt kui mingi 2 inimest kohtusid. Et mulle meeldib romantikaraamatu saati see, kui on nagu, kas on mingi amet või noh, mingi siuke spetsiifiline asi selle inimese juures ka, vaata, mis on nagu huvitav. Aga nagu suuremalt mõeldes, siis ma tahaks, mulle meeldiks kunagi võib-olla mingid müsteeriumi kirjutada. Juba sellepärast lihtsalt, et ma jää nagu, ma olen see lugeja, kes nagu loeb näiteks pressu ja ma ei oska kunagi ette ennustada nagu, mis juhtub, vaata. Et mõni on siuke, et ma juba aimasin, et siuke juhtub. Ma reast on täiesti nagu blank space, et ma lihtsalt nagu loen ja vaatan. Et minu meelest see oleks nagu lahe kunagi see proovida kirjutada sellist, et nagu mõelda kõik see lugu ja kuidas see läheb ja nagu mulle lihtsalt hullult meeldib see nagu mõtteprotsess, et sa saad nagu reaalselt mõelda nagu mingi alguspunkti, mingi keskosa, lõpu, mingid plotid, et kuidas sa hakkad nagu neid siis nagu sinna loosse ette põimima, nagu minu see protsess tundub mulle juba huvitav nagu. Jaa. Nii, et kui keegi tahab kunagi mu raamatu kirjutada, siis hit me up. Pead jah, mingi kirjastusega, pead raamatu kirjutama mingi kirjastusega, leidma mingi kirjutad valmis ja siis vähemalt idee tasandil. Mis mina sellest raamatu kirjutamisest tean? Sa oled ikkagi vaata, sa mingid süžeed kirjutad, see on päris sarnane, ma arvan, või nagu filmi, või kuidas see stsenaarium on see õige sõna? Stsenaarium, filmid on stsenaariumid, jah. Davai. Jaa. Very cool. Nii on. Wow. See oli korralik urakas, noh. Ajusalaelu. Kas uriseb koer on vihane? Mulle tundub väga huvitav. Šusei, jah, siis. Jaa. Ja nutt ja puravik. Mu keha lihtsalt on Martin Küli segaduses, miks me nii hästi sööme nagu. Rohukomm on ka väga hea. Mulle meeldib, et keskel selline kaste on. Jaa, täiega hea kaste. See saab kaste. Shopping. Ja see on mutifilee, see roosa. Mutifilee on megal ja see. Wow. See. Suurepärane söök. Nii, me saame mõlemad täna endale ühe raamatu veel valida. Kalju on siis valimas raamatuid. Siin on vist Rahva Raamatukirjastuse omad mõned. Näiteks siin on üks raamat, mida mina sain kingituse kotis selle Carrie Soto on tagasi. See on tegelikult Taylor Jenkins Reidi raamat ja mulle raamatud hullult meeldivad. Nii et see on lahe, et ma saan eesti keeles seda lugeda. Clovers, see on see sama raamat, mis mul oli, aga ei eesti keeles vaata. See on see jah. Osta kõvakaal on ju mitte või? 27 jah. See on üks raamat, mida ma sügavalt kaalun, sest et juba tulevad. Appi, Ragnar, toidud tulevad. Lähme siis kokku ka ja? Sulle maitseb? Ma panin peaaegu peaga sinna kõba. Ma ei saa kui nälja teha, Mart, ma olen samsi. Arvastan siin. Väga maitseb. Siin oligi võib-olla natuke apu, jah. Kust suunast ma nagu koostama peaks? Võtsin seda passioni-kreemi, aga hea on see. Jaha. See on üks variant, mida ma kaalun. We don't need to leave all the differences aside. You and I collide.
numparad. Väga õhtu. That's what makes it right. I'm nothing like you. You're nothing like me. Väga. Numparad. Tundum või tundum? Vaata, sorry. Tegelikult on see, vaata, et selle peab panema nüüd, kui ma nagu näen, siis mul tuleb meelde. Kuidas ma vaata, siis siin on see äär. See tuleb panna siia. Ja siis ta hakkab vist tulema, vaata. Okei. Oi, sorry, ma nüüd hüppan siia vaadisse. Jej! See sellest viidalt autos. Sellest kus avada. Ei, sa pead selle ääre panema. Ei. Ja nüüd tõmbad üles. Et see lõpp siin nii suure nagu surva all, kes jääb 2. Jaa. Jej. Ma ei suuda lihtsalt uskuda seda, et ma olen siin raamatupoes oma dreissides, mul sussid jalas. Ma saan lihtsalt vaadata ringi, nii lahe. Ciao, Kalu! Ciao, Kalu! Yes. I've never nii väsinud. Ulm Hispaanias. Marro aja mees 3 päeva teemaks kõik, et see Saad aega. See on hea tegelikult. See on nagu stand-alone romance. Okei. See on põhimõtteliselt, ma arvan, et ma võtan selle raamatu veel täna. Ja Ragnar vist mõtleb veel, tal on mingi variant olemas juba põhimõtteliselt eilselt õhtust, aga Sports Romance, väga kõrgelt hinnatud. Muidu mul on Sports Romance'it tegelikult nii ja naa, aga mis kokku või? No alati peale seda, kui oli jooksu kokku, siis ma panen nüüd klaasi, et see on tehtud. Ja eestlased on mingi ei, oot, et sa praegu seda maha ei pane.